pole päris tükk aega kalal käinud ja seepärast pole ühtegi videot ka tükk aega olnud. Sellepärast, et traktor on läinud. Seat Tarako diisel on läinud. Isegi viimane video, mis ma tegin turistidega kalal, see oli mul viimane päev, kui auto käes oli. Enne seda ka nagu oli auto juba puhtaks tehtud, et arvan kohe ära. Ja mul ei olnud nüüd siis siin tükk aega jäänud autot. Mis tükk aega, üle 2 nädala ikka läks. Ikka üle 3 peaaegu on. Ja triikraud. Mikrolainjaki külmkapp, nagu paljud ütlevad elektriauto kohta. Ehk siis jah, mul on nüüd elektriauto. Seda sellepärast, et mul on tegelikult juba 3 aastat olnud kodus päikesepaneelid ja tundus nagu mõistlikum minna üle elektriauto peale. Võib-olla siis, kui ma ostsin oma eelmise auto, mõtlesin, äkki peaks elektriauto ostma, aga siis valik oli halb, kallis. Selline, millega saaks paati vedada. Ja kui sa hakkad otsima autot, et hakkame nullist, et millele üldse saaks nagu vedada paati, et kõik sellised asjad nagu Nissan Leaf, Peugeot 208, Opel Corsa ja mis iganes seal on, nendele konksu panna ei saa ja need jäid kohe valikust välja. Ja siis hakkab tulema sul. Mul on siis see Audi Q4 e-tron, mis on siis täpselt sama auto, mis on sama põhjal nagu on see MVP põhjin see, kuidas ta oligi ID4 ja Škoda Enyaq ja ID7 ja nad on seal kõik ühe sama platvormi peale ehitatud. Et põhimõtteliselt on ta nagu sama auto ainult, et väljastpoolt on teine. Midagi on nipet-näpet ka teistmoodi kui näiteks ID4-l. Ja on ka võimalus, mis kaalukausil oli loomulikult ka näiteks Kia EV6 või Hyundai Ioniq 5, mis on täpselt sama auto, aga nendel on see, kui sa kodutööd hakkad tegema ICCU probleem, mis ei ole küsimus, et kas ta läbi põleb, vaid kuna ta läbi põleb. Ja näiteks Saksamaal antakse sellele 15 aastat garantiid, Eestis minu teada ei anta tollele jupile garantiid, iseenesest väga kallis, ikka on 3 tonni. Ja siis jäin ikka selle Saksa auto peale, et ID4-l on hästi palju tarkvaraprobleeme, samad tarkvaraprobleemid kummitavad ka Audit, aga seal on natukene paremaks tehtud see asi, et protsessor on seal näidatud parem, et natuke vähem on neid probleeme. Ja nii näiteks, kui see pole, siis loomulikult võtaks tegelikult kalamehena Škoda Enyaqi, sest see on suurem, aga järelturul on Enyaq millegi pärast, ma ei tea, eks ta on kallim, kuigi müügihinda on Audil palju kallim uuena. Mul ei ole uus autos kasutatud. Et Enyaq oli kuskil 4 tonni vähemalt kallim kui see Audi. Ja ID4 on põhimõtteliselt sama hind nagu see Audi, et sealt oleneb, kus sa ostad. Mina ostsin oma autos Soomest, käisin seal ekstra järel, sest Eestis on valik väga-väga väike. Ja mis ma veel mõtlesin osta, oli muidugi Tesla, aga Tesla mulle ei meeldi. Kui sa Teslat tahad osta, siis Model 3 peaks juba olema kindlasti kärukonks. Kui sul konksu ei ole seal, siis selle paigaldamine on nii kallis, et või ma ei tea, kas üldse saabki, kuidagi vist saab. Et siis ma oleks tahtnud nagu nii Model Y-id, sest et seal on juba ta suurem ja kui seal ei olegi konksu, siis see konksu paigaldus on seal tehase poolt ära tehtud ja kui sa Teslat tahad ostad, siis ta peaks olema vähemalt 2022, mis ta oli. Muidu on seal mingi tihendi probleem, mis mootori võib tuksi keerata. Aga ma ei tahtnud lihtsalt Teslat, kuigi ta on kindlasti palju võimekam, palju parema läbi kilometraasiga kui see Audi. Jäi ikkagi kaalukausilt välja. Siis on muidugi Polestar. Polestaril on kui 4-vedu on ka mingi mootori väike klõbin võib sisse tulla. Toyota PC4X vaatasin. Hetkel ka midagi head. Ta on selles mõttes, ta on 10 aastat saad garantiid, et sul on ka väga
head tingimused seal 1 000 000 kilomeetrit akule, väga hea. Aga hetkel olid kõik nii kallid ja samas on ka Toyotal, kui hästi otsida, ütlevad, on mootori probleemi võib tekkida, et kui sa tahad seda ka sõita üle garantii, siis võib juhtuda, et see mootor seal läheb mingi aeg läbi. Selle Audi, Volksu, Škoda nii äkki mootorid peaksid olema lollikindlamad. Aeg näitab, ei tea. Läbivus sellel autol on kilometraasina, siis ma Soomest ostsin, sõitsin 12 kilomeetrit või 13 Eestis, Tallinnast tulin Tartusse ja siis mul oli veel pool pakki. Et suvel, kui sa ei kihuta maantel märkide järgi sõita, siis põhimõtteliselt suvel normaalse ilmaga peaks nipi-napi saama Tallinnas ära käia. Talvel kindlasti mitte. Ja ütleme nii, et kui sa 90-ga tahad maantel sõita, siis sust hakatakse jubedalt mööda sõitma, et seda ma nagu ei teinud ka, et väidetud siis, kui oligi mingi rekka ees ja möödasõitu ei saanud teha, aga lihtsalt võtsid tunduvalt vähem kütet ka. Aga kui sa seal, kus see maantee peal on sul 120 lubatud ja seal hakkad 130-ga laksama, siis kilometraas kukub korralikult. Nagu sisepõlemismootoriga autodel. Ühesõnaga, täna ma lähen Emajõe peale. Kõige rohkem mind huvitab loomulikult, kas ma saan paadiga minna Mustvesse ja tagasi, suvel ei tohiks mingit probleemi olla, aga kas ma talvel saan sõita niimoodi, et ATV-käruga taha, ütleme väljas on -15-20 kraadi ja kas ma siis sealt Mustvest ka ilma laadivata tagasi saan, seda ei tea veel. Võiba saab, võiba ei saa, võiba peab vahepeal natuke laadima. Selleks peab ootama veel mõned kuud. Täna siis haugi püük, äkki tuleb mõni kohaga, ei tea, ma ei tea üldse, mis see kalapüük on, kõik on meelest ära läinud ja vaata, mis jõe peal saama hakkub. Ma alustan täna siit, sest keegi seal hukardab midagi ja siis ma ei hakka minema sinna. Üks uus vant. Vahenduseks midagi muud kui Rapala. Ja mis seal ikka trollib koju. Veetase on päris korralikult tõusnud. Et ei olegi nii hull, nagu siin ennustati. Saate Emajõe põhja koristada. Kui ma tulin kalale, siis üks mees just lõpetas püügi, ütles, ta on 3 päeva kalal olnud, kuni Peipsini sõitis välja ja just 0. Väga suuri lootusi ei anna. Pealegi kõik head landid, millega ma kala on saanud, ma olen põhimõtteliselt ilma jäänud, et see veel omakorda aeg teha esimene landivahetus. Midagi. No nii, tänane esimene kala. On tõesti nagu selline see eesmärgiga ei tulnud siia nagu. Nii, esimene, mis asi siis? Koha! Pisikene koha, poiss. Pisike koha. Nii väga pisikene kalakene. Ja jälle koha. Aga väga pisike.
praegu tundub küll niimoodi, et tuleb koju minna ja